Nii. Lähme siis päevakava edasi. Oleme üsna heas graafikus. Meie juurde tuleb Liivar Luts, nüüd siis Tallinna linnast, Tallinna Transpordiametist ja juttu tuleb, nagu ma arvasin, parkimisest eelkõige. See tähendab, et kui keegi on otsustanud autoga juba tulla, kus ja kuidas ta saab siis mõnusamalt parkida. Nii kuidas saab teada, kus saab tausta parkida. Nii, tere ka teile. Tänane teema on siis parkimine. Mul on väga hea meel, et Linnalabori seltskond kutsus mind siia rääkima siis parkimisest ja tegelikult see ettekanne on ajendatud siis parkimise uuest arengukavast, kuna vana hetkel kehtiv lõpeb ära 2014 ja oleme ka olukorras, kus peame mõtlema, missuguseid asju me soovime siis uude arengukavasse ja missugused on need uued tuuled ja uued plaanid. Et Tallinna linnaruumi efektiivne kasutamine, et parkimine pani sinna taha ka küsimärgi, et mina kui kõva jalgratta kasutaja leian, et tegelikult linnaruum peaks olema üldse jalakäijatele ja jalgrattulite, mitte parkivatele autodele, aga olude sunnil, kuna autosid on väga palju, siis me tahes-tahtmata peame ka nendega arvestama ja seetõttu ka selline pealkiri. Et siis lähme edasi. Ma tõin välja olulised faktid parkimise kohta, et sellised väga dramaatilised numbrid, aga iseloomustavad väga hästi hetkeolukorda siis Tallinnas. Et Tallinna linnatänaval tasulises parkimisalas on ligikaudu 6400 parkimiskohta, 6350 siia-sinna. Ja seevastu toome võrdluse juurde siia kohe eramaa parklates on ligikaudu 15 000 parkimiskohta. Et see on väga suur vahe, see on rohkem kui 2 korda ja tegelikult see näitab seda, et linnal on väga raske muuta inimeste liikumisharjumusi, kuna väga suur alternatiiv parkimiskohta näol on olemas eramaal. See on meie jaoks tõsine probleem ja loodame, et saame selle kunagi ka jagu sellest. Siis järgmise punktina võtaks välja, et loomulikult iga auto linnatänaval võtab väga palju ruumi. Et kui me vaatame ühte inimest, kes jalgsi kõnnib tööle, koju, kooli, siis loomulikult tema ruumi kasutus on minimaalne. Kui inimene kasutab autot, siis see parkiv auto võtab linnatänavast ligikaudu 13 ruutmeetrit. Et see on päris suur ruumi hulk, ja kõiki need autod ära mahutada, see nõuab ikka päris palju ressurssi. Kolmas fakt on huvitav selle poolest, et kui autostunud me oleme, et hetkel on Eestis hinnanguliselt üle 400 sõiduki 1000 elaniku kohta. See pole nüüd maksimaalne võimalik Euroopa Liidus, aga me liigume päris jõudsalt sinna lähedale ja tundub, et see kasv jätkub. Et viimase 20 aasta jooksul on see tõus päris dramaatiline olnud. Ja viimasena siis keskmine tasulise parkimise aeg tasulises parkimisalas on aastate jooksul vähenenud ja see on, hetkel on ta 17 minutit, nendest 15 minutit on tasuta. See tähendab seda, et linnatänaval toimub selline hästi aktiivne parkimise rotatsioon. Iseenesest on see hea, et kõik inimesed saavad kasutada seda piiratud linnaruumi, aga samas on jälle see, et kus on need pikaajalised parkijad. Ja selge on see, et need pikaajalised parkijad ongi seal samas 15 000 parkimiskoha hulgas, et nad kindlasti seal pargivad. Et see on see olukord täna. Ja lähmegi siit edasi, et see pilt mulle väga meeldib, et see iseloomustab ilmekalt seda, et missugune on see liikumisviiside ruumivajadus. Et siin on siis 3 erinevat võimalust. Üks on siis autod, buss ja siis jalgrattad. Ehk siis kusagil 75 inimest, selle jaoks on vaja 60 autot, 75 inimest panna bussi, kui palju see buss tänaval ruumi võtab ja kui palju võtab ruumi jalgrattad.
et see on samamoodi väga huvitav näide sellest, et mis on see auto mõju sellele ruumi kasutusele. Ja siin ma toongi välja selle, et kõik need samad autod, kes siin linnatänaval on, see tänav on kitsas ja kindlasti need autod peavad ju ka kuhugi parkima. Üks asi, et nad liiguvad seda kitsast tänavat pidi, aga nad peavad kuhugi parkima. Ja järgmisel slaidil ongi et küsimus, et miks meil siis selle parkimist ongi vaja korraldada, et kui vaadata, kui palju inimesi sõidavad autoga, siis tegelikult ongi olukord see, et need autoga sõitvad inimesed ka pargivad kusagil linnas ja sellepärast ongi meil vaja parkimist korraldada, et järgmise slaidi peal on niisugune põnev pilt, võtta väga hea, et see näitab seda, et kui me ei korralda liiklust, ei korralda parkimist Tallinna kesklinnas näiteks ja kui meil ei oleks tasulist parkimist, siis ongi olukord, kus tegelikult on tänava peal sisuliselt anarhia, et pargitakse üksteise peal ja üle ümber ja väga-väga raske on nagu liikuda. Et see on nagu kindel tulemus, kui me seda ei teeks. Ja siis ma tõin välja praktilise poole pealt siis need enda arvates need meetmed siis linnaruumi efektiivseks kasutamiseks ja tegelikult need on ajendatud ka võib-olla nendest eesmärkidest, mida me loodame panna sisse ka siis uude parkimise arengukavasse, et ma järjest hakkan siis välja tooma, mis on need tegevused, kuhu me võiksime liikuda ja mida võiks rakendada. Et tänavaruumi ümberjaotamine. Ma tegin siin paar joonist ka, et võib-olla siis on inimestele parem aru saada, et see ülemine joonis on tänane olukord sisuliselt Tallinnas väga tuttav, kus tegelikult meil on nagu 2 sõidurida autode jaoks ja siis on paralleelparkimine paralleelselt siis tänava äärega ja lõpuks on siis kõnnide osa 2 pool teed, kus peavad siis liikuma nii jalakäijad kui ka jalgratturid ja kergliiklus sõbrad, et ongi olukord, kus tegelikult vaatate seda joonist, siis kui palju moodustab sellest tänava ristlõikest autode ruum, et see on täitsa kolossaalne, et see peaks olema hoopis teistsugune ja kindlasti rohkem kallutatud, no kas nüüd täitsa poole võrra, aga kindlasti kallutatud nagu kergliikluse jalakäijate poole. Ja siis ma tegin siin väikse joonise, et missugune võiks suund olla, kuhu me tahame liikuda tänava ristlõike mõttest. Kuna tänavad on nii kitsad, eriti veel kesklinnas, laiemaks väga ei anna ehitada, et siis ongi olukord, kus tegelikult paratamatult me oleme sunnitud parkimiskohti vähendama ja selle arvelt siis joonima jalgrattaradu, mida on juba tehtud ja lihtsalt olukord on selline, et kus parkimiskohad tõesti tuleb vähendada ja anda ruumi tänaval jalgratturitele ja ka jalakäijatele. Lähme edasi. Jah. Et ma tõin ühe näite ka veel, et kuidas parkimiskohtade vähendamine siin aja jooksul välja on näinud, et võib-olla see Vabaduse väljaku liikluskorraldus on nagu ehe näide sellest, et pikka aega oli seal suur parkla ja kus oli halb liikuda jalakäijal ja üldse selline mitte väga hea korrastatud ala ja täna on olukord, kus meil tegelikult on üks ilus paraadväljak, kus on jalakäijatel ja kergliiklejatel väga hea olla ja et see on nagu näitab seda, et ikka linnas suundutakse sinna poole, et autode hulka vähendatakse ja väärtustatakse seda inimese elukeskkonda. Siis, nagu ma algselt ütlesin, suur probleem eraparklatega, et on eesmärk eraparklate arvu vähendada. Kohaliku omavalitsusena on meil seda väga raske teha, kuna kõik on kinni seadustes ja nagu ma ennem Toomasega rääkisingi, et peame mõtlema kuidagi laiemalt, et oleks võimalus seadusandlusesse viia sellised punktid sisse, kus selliseid, nagu te siin pildi peal näete, siis isetekkelisi kruusaparklaid ja selliseid ei saaks enam nagu linnapilti tekkida, et see on inimestele halb vaadata silmaga ja põhimõtteliselt ka turistidele, kes tulevad Soomest laevaga, kus neid ootab ees suured kruusaväljad ja et see on väga kole pilt ja samas linnal on väga raske muuta inimeste liikumisharjumusi, kui tõesti 15 000 parkimiskohta on tasulises parkimisalas, et see on päris suur number. Jah.
kindlasti omab suurt rolli ka parkimiskoha otsimine ja selle jaoks tehtav tühisõit, et eesmärgiks on teha siis vabade parkimiskohtade info kuvamise, kus autojuhil, kes otsib parkimiskohta, oleks kohe laivis võimalik leida see siis teavitusinfosüsteemi abil, et siin mõned näited võetud siis Saksamaalt, kus on nii parkimismajade, parklate kui ka linnatänaval parkimiskohtade teavitus olemas. Siis pargi reisist paar sõna, et pargi reisi eesmärk on see, et jätta auto ikkagi linna äärde ja mitte tulla siia linna ummikusse istuma ja tegelikult pargi reisi täna on siis olemas Väike-Õismäe, Kalev, Vesse ja Pirid ehk siis 4 terminali ja pargi reisi arengud uue siis selle parkimise arengukava raames on siis mõeldud see, et varustada pargi reisi terminalid ka teistesse linna sisse suunduvate teedele. Järgmisel slaidil on näha mul joonenooled, et siis Tartu maantee varustada, siit ütleme Laagna kanal, Pirita on täna juba peaaegu täis, sinna oleks vaja täiendavat terminali juurde, Pärnu maantee osa samamoodi ja nii edasi ja nii edasi. Et see on ka üks eesmärk, et inimesed ei tuleks autoga linna, vaid jätaks selle linna piirile ja saaks liikuda linna juba ühistranspordiga mugavalt. Ja teisena võib-olla siis on välja see, et on plaanis ka varustada pargi- ja reisiparklad võib-olla sisse-väljapääsusüsteemidega, et oleks siis selle uue ühiskaardiga võimalik parkida pargi- ja reisiparklates nendel, kellel on selleks õigus ja samamoodi saab teha ka pargi- ja reisipileti, mis võib-olla on tänasest poole soodsam või midagi sellist, et see on nagu ka prioriteet kindlasti. Siis üks mõte veel, vanalinn UNESCO maailmapärand, täna on ta autosid täis, minu arvates ei ole õige, kindlasti peaks mingid meetmeid vastu võtma selleks, et seda olukorda seal lahendada ja tõingi välja lihtsalt pildina, et kas teha see tulevikus parkimise keelualaks või üldse sissesõit ära keelata, et see on kindlasti üks temaatika, mis tõuseb arutlemisele, et mis saab selle vanalinnaga, et see vanalinna probleem on päris tõsine. Ja siis parkimiskohtade planeerimine vastavalt siis ühistransportide ligipääsu järgi, et see on ka praeguse hetkel kehtiva parkimise arengukava järgi arvestatakse koefitsiendiga parkimiskohti, kui ühistranspordi ligipääs on seal olemas lähedal selle kinnistul, aga uue parkimise määruse raames me kindlasti peame selle temaatika läbi mõtlema ja ikkagi kohtades, kus on ühistransport väga hea ja see ühendus on väga kiire, siis seal kindlasti diferentseeritult nõuda siis neid parkimise kohti. Ja siis lihtsalt panin väiksed mõtted juurde, et kuhu me tulevikus jõuame, et autode vool aina kasvab ja võib-olla see ummikumaks on see lahendus, seda kindlasti siis koostöös riigiga või see on ikkagi riigi temaatika, võib-olla ka kohalik omavalitsus saab seda teha. Järgmise slaidina muidugi ka automaks, mis on CO2 põhine näiteks, mis võib vähendada siis autosid ja see ongi see ühine eesmärk, et seda me hetkel ei tea, ehk siis näis see. Ja lõpetuseks ma ütlen, et minu arvates see parkimine ei ole nagu inimeste, et see ei ole nagu põhiõigus, vaid see on lihtsalt privileeg, mille eest tuleb maksta ja see on paratamatus. Et ja see on siis kõik. Aitäh! Aitäh Liivarile. Nüüd parkimise kohta. Jah, et küsimused kohe. Aitäh! Minu nimi Jaak Juuske. Et ilusad mõtted. Ja. Kas te olete ka mõelnud seda mõtet, et võiks tasulise parkimisala laiendada? Loomulikult on tasulise parkimisala laiendamine on päevakorral ja seda tasulise parkimisala laiendamine kindlasti parandab selle sama tasulise parkimisala piiriäärsetel tänavatel parkimisolukorda. Täna loomulikult meil ei ole plaanis seda parkimisala laiendada, aga kindlasti tulevikus on see üks meede, kuidas saab siis seda parkimise koormust vähendada. Ja.
Tahtsin küsida Pärnu maantee pargi ja reisi kohta. Ja. Praegu see parkla on tegelikult ikka täitsa praktiliselt kesklinnas, eks ole? Olen nõus. Et kuhu see järgmine parkla on plaanis rajada? Jah, pargi reisi eeldus ongi see, et ta peaks olema linna piiril, mitte et inimene sõidab siia tasulise parkimisala äärde ja siis rändab edasi trammiga või bussiga. Et oleme vaadanud potentsiaalseid kohti Pärnu maanteele siis laagrisse täpsemalt ja laagrisse 2 peatust, üks võimalus siis selle laagri elektrirongi peatuse lähedale, et oleks haaratud siis nii ka bussitransport kui ka elektritransport, kuna meil on nüüd uued elektrirongid, et siis see oleks väga hea potentsiaal nagu. Väga hea kuulda, et rongide peale on mõeldud. Ja. Tahtsin siinkohal ära mainida, et Nõmme seltsid on aeg-ajalt ikka tõstnud üles selle, et igas rongi peatuses võiks olla üks pisike pargi ja reisiparkla. Jah, et see on ka mujal Euroopas väga hästi toimiv süsteem, kus tõesti saad oma auto jätta peatusesse ja siis sealt edasi liikuda rongi või ühistranspordiga. Jaak Kader, kui Triin rääkis sellest Kalevi juures olevast Pärnu maantee parklast või pargi ja reisi parklast, see on muidugi täielik naljanumber, ma ei tea, mitu kohta seal on ja see moodustab asfaldi aukudest kogu see parkla vaheline ala. No mina sõidan sealt läbi ja ma lõhun oma autot seal. No väga tore. Kõik need parkimise planeerimine käib ju linnast läbi. See lõik politseimajast kuni Järvevana teeni, seal võib inimene kõnniteelt surma saada, sest seal sõidavad rohkem autod, kui seal on võimalik jala liikuda. Ma olen seal aeg-ajalt pidanud jala läbi käima ja see on kohutav, mis seal toimub. Miks seda lubatakse? Ma ise olen seal samas kohe lähedal ja ma sõidan jalgrattaga seal ja seal on päris ohtlik on see lugu, nii et jah. Aga küsimus on selles, et kas miks lubatakse või et mida annab teha selleks, et sellist ohtlikku olukorra ei oleks? Ja. Et ma saan aru, et sa ei oska praegu vastata. Jah, seda olukorda ei oska täpsustada. Jah, aga siis alati on hea küsida, et kes selle teemaga tegeleb linnavalitsuses? Transpordiamet. Linna Transpordiamet, jah? Jah. Okei. Aga siis on veel siit, jah. Tervist, Tõnis olen. Mul on selline provotseeriv küsimus, et kui kesklinna linna poolt on loodud tasuline parkimise ala, mis on mõeldud selleks, et reguleerida kesklinnas parkivate inimeste hulka, siis millal kaotatakse ära võimalus teha igale rundile eraparkla tasuline? Jah, nagu ma oma esituses rääkisin, siis tegelikult olukord on see, et linnal on väga raske mõjutada seda olukorda, mis toimub eramaal eraparklate näol. Et see küsimus oli see, et kuna see asi lõpeb, et mida linn saab teha. Linn põhimõtteliselt ei saa midagi teha, sellepärast et ei ole sellist seaduslikku alust, kuidas sellist nõndanimetatud kruusaparklaid me saaksime likvideerida või elimineerida. Sest tegemist ongi sellise seadusauguga, kus siis need samad eraparkla operaatorid tegelikult tegelevad. No ma täpsustaksin siin, ütleksin oma kommentaari vahel, et minu meelest küsimus ei ole üldse selles, kas parkla on kruusaga või asfalteeritud. Küsimus on lihtsalt parklas eramaal ja eramaa kasutust linn ei saa kuidagi reguleerida. Selles on point, jah. Arusaadav, küsimus on selles, et need samad kruusaparklad, need ei ole isegi ajutised ehitised. Et kui mul on üks vana maja, ma lammutan selle maja maha ja ma panen selle kruusaplatsi sinna peale, kruusakihi ja teen parkimist, siis tegelikult linn ei saa seal midagi teha. Me ei saa kätt ette panna, et... Siin on ju see, et kui see on elamu või sotsiaalmaa, siis seal peal ei saa teha äritegevust. Ja teine küsimus on see, et kas see nagu otseselt linna heakorra eeskirjadega näiteks, et see on otseselt see, et sealt tuleb ju see pahn kõik nagu tänavale. Ma olen täiesti nõus sellega. Et see on nagu siuke, lihtsalt seda ei saagi praegu lahendada, aga seda peaks ilmselt nagu meeles pidama teinekord. Ma võin nii palju ütelda, et ma olen 3 aastat parkimisega tegelenud Tallinnas ja meie hammas ei ole veel peale hakanud eraparklatele. Aga üks mõte, jah, siit ma nägin küsimust,
et üks mõte on, et nagu Nero Wolf või meie armsad detektiivid ükskõik kus kohal enamasti küsivad sellist küsimust, et kellele on see kasulik. Ja inimestel tasuks ka mõnikord küsida, et kellele on see kasulik. Ja kui teie väidate, et see on äri, siis ärimaal teadupärast on hoopis teine hind kui elamumaal. Nii et need on omavahel otseselt seotud. Aga nüüd järgmine küsimus. Raul Romm Maanteeametist. Mul on selline küsimus parkimise teemal, et tõenäoliselt auto parkimise võimalus oma koduukse ette väheneb järjest ja eriti tiheasustusalal, siis kas on uuritud ja milline on praktika, et kui kaugel oma elukohast võiks või peaks olema siis see auto parkimise koht ja kas või mis linn selle saavutamiseks ka omalt poolt saaks teha? Põhimõtteliselt uuringuid selle kohta ei ole tehtud, aga oleme siin vaadanud ka mujal maailmas, mis need praktikad on ja kusagil 150 meetrit oli minu arust see maa, kus maalt nagu inimene enam ei ole nõus jala edasi liikuma ja kaugemale oma sõidukit panema, et see on ikkagi suhteliselt lähedal nagu. Kas on veel küsimusi? Jah, siit. Sulle ma juba tutvustama, aga Marek Rannala minu nimi. Paha on su poole pöörduda, nagu sind isiklikult ründaks, aga küsimus ongi, et põhimõtteliselt nagu Toomas Aidakulegi, et kas sa esindad ametlikult oma tööandja seisukohti, et kui sul oli toodud ristlõige, kus siis tuleks pool autodelt ära võtta ja anda jalgratastele, et kas see on Transpordiameti ametlik seisukoht? See on minu enda seisukoht. Selge, kahjuks. Kes üldse jagab Tallinnas linnaruumi, milline amet? See on tegelikult ju ametite koostöö. Selge. See natukene vajab parandamist. Kas vanalinna elanikega on sel teemal räägitud, et muudaks vanalinna auto vabaks? Mis nemad sellest arvavad? See temaatika, minu arust seda pole nii põhjalikult räägitud, et nüüd vanalinna seltsid teaks, et me kohe-kohe oleme plaanis seda tegemas või kohe-kohe mitte, aga eks nad ole teadlikud sellest, et linnal on ka selles osas huvi, et tõesti see UNESCO maailmapärand saaks kaistud sarnaselt nagu näiteks Rootsis, kus ma saan aru, et on rakendatud sissesõidumaks, mis natuke piirab seda sõiduauto kasutust, et ma ei ütle, et võib-olla tulemas on absoluutne autode sulgemine, võib-olla piiratakse liiklust, võib-olla piiratakse parkimist saab läbi sõita ainult, et mingisugused meetmed peab vastu võtma, sellepärast et see, mis nagu tänasel vanalinnas toimub, on päris õudne. Selge, ma just rääkisin vanalinna inimestega mõni päev tagasi ja kui Harju tänav hakkab muutuma jalakäijate tänavaks, siis neil on selles osas ka oma selge seisukoht. Ja kui ma sellest algul ei saanud aru, siis nüüd ma saan aru, et väga kena, kui on muuseum su kodu ümber, aga kui sa tahad kuskil elada, siis on seal praktiliselt mingisugused vajadused ka. Ehk kui vanalinnal on mingi probleem ja see probleem võiks olla see, et ta lihtsalt ongi muuseumiks muutumas ja püsielanikud võib-olla väga ei taha seal enam elada, siis Transpordiamet võiks rohkem rääkida vanalinna inimestega. No ma usun, et see oligi nagu retooriline küsimus. Tahan loota, et linnalabor on see jälle see üks tiimlik ruum, kus inimesed kokku saavad ja neilist teemadest räägivad. Aga nagu oli juttu, et vastus küsimusele, et kes jagavad linnaruumi, et need on erinevad ametid. Koostöös. See tähendab, et siis siin Transpordiameti kõrval peaksid olema teised ametid esindatud. Ja siis me saame rääkida mingist dialoogist. Ja, nii et aitäh esindamast Tallinna linnavalitsust ja Transpordiametit. Jõudu edu teile oma igapäevatöö tegemiseks. Aitäh!